mis ma räägin. Et natukene teid ergutada, ärgitada, siis väikene selline meelelahutus ka teile, et meeli avada. Ja pärast jõuame siis võib-olla katta ka seda, mis te palusite. Ühesõnaga, tahate ju rikkaks saada, eks? Noh, palju teil on vaja? Ma ütlen, et me lubame teile kullamäed, pudrujõed, piimamäed. Ega see, kas te sellest aru saate, mis me teile räägime, ei olegi vahet, sest te niikuinii ei kuule ega mõtle. Ja me lihtsalt jagame teile seda, mis me arvame, et kõige lihtsam oleks, et te lihtsalt nõutud peaga noogudaksite. Et välja minnes palun lihtsalt pange sinna meil üks allkiri ja muretsege lihtsalt. Meie hoolitseme. Meie hoolitseme teie eest ja me saame kõik rikkaks. Väga rikkaks. Et lihtsalt natukene koos kannatada ja kelle raha on, siis saatke. Et kellel ei ole, jääte võlgu. Ei ole hullu, et maksepikendust ikka natukene saab ja me oleme selles suhtes õilsad, head ja teie teenistuses. Et lihtsalt ärge palju küsimusi küsige, laske meil oma programm lõpuni teha ja siis pange allkiri ja saate raha. Et siis ärge muretsege, kõik me teid rikkaks teeme ja plaan on selline. Kellele meeldib? Et meie kõigi tulevik ja ega selles sul on veel asju teha vahetada. Allkirja pane. Arendajate pihte paroodia. Vahetad kostüümi. Loeme raha. Koot on puudu. Mis meil puudu on? Ärge arvake, et teil siin minust pääs on. Igaüks, küll ma kätte saan. Tuleb hiinne tund ja ma ei tea. Käsi püsti, kes elada tahab. Ja mina võin 500 võtta, aga sõber hirm küll see ülejäänud võtab. Ärge muretsege, et ega aega väga nagu enam ei ole. Kui ka surmaga silmitsi seisad, võtab ikka mõtlema küll. Keegi sulle püssi otsa ette paneb, siis on hetkega ta kõige tähtsam inimene sulus. Korra vikati meest tuleb ja näitab, et ahah, kuidas elasid. Mäletan küll, mis teinud, kõik ma näinud. Ja ega sinul on selles suhtes, et ega see võib ju kõik vaja, mis sa arvad, ega kaasa sa midagi nii võtta. Nii et hirmus surma ees, ärge siis unustage elada. Arendajal oleks pidanud seda klippi näha. Tõmbad nööri, et dollarid alla kukuksid. Ta paneb uue kostüümi. See tuleb jah, lumivalgekese kostüümi. No mul oli see lumivalgekese pilt, et mäletad. Korinaid annab lumi. Kuide see on proov praegu, et kui kaua me kannatame. Lootust on.
igaühele. Sest kuniks elu, kuniks hing sees, siis muutsus, see ikka hakkab ühest hetkest. Ma tegelikult mõtlesin teile muusikapala panna. See oleks pidanud ka surmal taustaks mängima. Poole. Aga pole hullu. Ärge unustage, pane juurde sinust ikka muusikat, eks, sest me oleme ju laulurahvas. Ja mis mind ajendas siis nagu tulema, võtma aega, nagu nägema vaeva, ei ole palka veel agitaatoritel. Aga noh, terve aeg oled seda ise taga ajanud, eks seda raha ja rikkust ja aega, et saaks nagu juurde ja juurde. Aga ikka jookseb eest ära. Ja vaatad, sõbrad ka, kõigil on kiire, ei ole aega. Kus lähed? Aju ole. Ja jääbki nagu orava rattas, jookseks terve aeg. Meelest läheb laulda, tantsida, rõõm toob ära. Ja mis sa teed, kui rõõm ära toob? Kurvastad, vihatad. Armastad, vaevalt. Rõõmu pole, siis armastust ka ei ole. Ja teistele saad anda seda, mis on sinu sees. Kui sul sees armastust ei ole, siis saa seda teistele pakkuda. Ja sellepärast ei saa ka oma vennale, õele, sõbrale enda kõrval pahaks panna, et ta ei saa jagada midagi, mida tal ei ole. Aga ilma armastuseta me sellest olukorrast välja ei saa. Et kuhu iganes sa minema hakkad, sellest tuleb algusest panema. Et kui sa võtad elu nii, nagu ta on, siis sa saad aru, et mina olengi tõde, tee ja eluvesi. Et kõik, kes tahavad, tulge minuni ja see jamu saab kustutada. Olete kuulnud, et Jumala riik, see asub sinu sees. Südames. Minu sees. Iga minu sees. Et tegelikult polegi palju teha, kui austada oma esivanemaid, jumalaid, ühte loojat, kes meil kõik on. Kõik vennad õed. Tulime sellel ajal siia maailma, saime keha ja kõnnime kõik oma kannatustes. Proovime leida raha ja aega. Aga ärge unustage siis seda, mis päriselt oluline on. Et mida sina siia tulid tegema? Mis on sinu sees see väikene säde, see laul, mis tahab laulmist? See, kuidas sa tahad kõlada siin maailmas. Millise pärandi sa jätad oma lastele ja lastele? Kuidas need siis meenutavad? Mis sul paha jääb? Mis tegid see elu? Elasid ka? Või kartid surmadel või? Et hirm hoiab pangis nii paljusid ja paraku on isetus see, mis hoiab üleval kõike seda vale ja illusiooni ja varastamist. Et mina. Me nagu eraldame ennast teistest, saate aru, me võtame tema ja mina ja peab panema neid tabelisse ja peab olema üleval või all ja kui ei ole, siis vihastame või pingutame ka. Ja mitu korda oleks vaja sul uuesti sama elu, sama rada käia. Samu auke ja rehasid koolist komistada. Et äkki nagu lõpetaks selle otsimise ja hakkaks elama. Nagu nii, nagu sina päriselt tahad. Et sul on omad unistused, võib-olla sa oled 60 aastat, 70 aastat enda sees hoidnud. Aga äkki nüüd ongi see aeg, kui aega nagu ei ole, sa oled selles hetkes, sa kuulad, sa vaatad, sa mõtled, aga mida sa siis nagu päriselt siia tegema tulid? Mis on see nagu sinu laul? Kuidas sa seda laulda saad? Ja kui sa mõtled kaugemale ise endast, sa ei ole enam isekas, mina mulle ja siis jääb teistele vähem. Vaid sa hakkad mõtlema, et mida ma siis anda saan. Sa ei ole enam kerjus. Sa ei küsi, et andke mulle või see on minu, see on teie ja teiega ma ei mängi. Et aeg õnneks nagu küpseks saada. Ja ma arvan, et rahvana me oleme nüüd seal, kus on küpsus käes. Me kasvasime suureks. Ja mis suured teevad? Võtavad vastutust. Et sina võtad vastutusi selle eest, et sa lood oma elu nii hästi, kui sa oskad. Tegemaks vähe kahju, olles jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik. Seda me kõik räägime aktivistid. Meie ei ole mingi keskkonna eest, oma elu keskkonna eest. Et
mõistate seda, et mina mõistsin, et okei, see tõesti tuuleenergia asi ei ole nüüd tervisele hea, mina oma kodu lähedal seda ei taha, kutsu mind siis banaaniks või nimbiks, aga mul on siis vägagi argumenteeritud kõik see, miks ma seda ütlen. Et ma ei hakkagi teile seda võib-olla liiga pikalt seletama, ma ütlen, et ma tegin oma töö ära, saatsin vallale kirjad, uurisin unetuid töid, et leidsin sadu teadustöid, mis ütlevad siis ühest suust, et infrahelil on mõju ja kui sa tood mulle veel 10 tükki, et näed, need uuringud ei suuda mõju leida, et ju mõju ei ole, siis ma ei usu seda. Ma lugesin läbi rohkem, aga mõttelaiskus, see on see, mida ma olen kohanud. Volikogudes, Kliimaministeeriumis, Terviseametis. Küsisin, et andke mulle see kõige pädevam mees infrahelist, ma räägin. Tund aega telefonid ja ei tea, äkki Sotsiaalministeerium, äkki keegi teine, kõik veeretavad vastutud. Keegi ei viitsi mõelda, sest et alati öeldakse, te lollid, te pole ju haridus. Ärge parem mõelge, ärge küsige ja jätke mõtlemine tarkadele, sest kellele ikka mõelda meeldib. Ega meile ei meeldi. Aga oleks aeg, sest küpse ema, isa, tark rahvas mõtleb oma tulevaste põlvede peale. Ja laseb oma selle laulu välja, et me ei saa ilma laulu ja tantsutud järgmised koosolekud, palun, kui te kutsute, siis peab üks tants olema. Vähem, kõik koos toredasti oleks kõige parem, aga laulurahvas ei saa läbi sellest, ei saa nagu minna nagu vihane, siis öeldaksegi tahtma vihane palju. Et sul on vaja olla hästi tasakaalukas, argumenteeritud, aga selge, ühtne ja ei anna alla. Ja rahvas, kes on ühtne ja tugev, kes ei anna alla, ongi võitmatu. Et kui me sees omavahel kakleme ja mõtleme, et sina oled punane, sina oled siin ja sa oled üldse kollane, mäletad seda, siis ongi kerge rahvas tulla ja üle võtta, öelda, et nähti ise ka hakkama, et eluga ei saa läbi. Et me siis tuleme, teeme paremini. Aga rahvas, kes hoiab kokku, saate, kõik on seljad koos, vahet ei ole, mis värvi sa oled. Sa ei taha seda tuulegeneraatorit endale tuppa. Ja see tuleb läbi seina. Tavaline ventikas, nad ütlevad, et tavalise ventikaga ka on infraheli, aga ma ei maga seda. Ma lülitan voolu ka kilbist välja ööseks ja magan palju paremini. Et see uurimus ka neil tegemata, sa ei saa öelda, et sa minult oled selle õigus ära võtta. Rahu ja vaikust nõu. Et tuuleenergia, vaatame siis. Ma mõtlesingi, et ma näitan pärast, mis kirjas kohe. See on pikk kiri, ma saatsin selle kõigepealt oma valitsus, ma olen Järva vallas. Ja kuna ma leidsin, et see mõju on 30, 40, 50, 60, 100 kilomeetrit igast tuulikust ja ka siin Pärnumaal inimesed 30-40 kilomeetri kaugusel kurdavad, et pia valutab, ei maga välja, kui tuu sealt poolt puhub. Siis tunduski, et nagu ju üsna selge. Kõigepealt oma valda, siis kõik naabervallad ja kes on veel palunud, siis ma olen veel nendesse koobidesse selle sama kirja edasi saanud. Ja siis ma helistasin, et kuulge, et just te nalja teete. Et esiteks on see kaevand, kõik kaev ei lubata 100 auku teha, 18 meetri sügavust, see võib ju põhjavele ära minna, ärge tehke. Ja lisaks see tuuliku asi, et sellest ka ma nagu sain teada, et sihukest asja plaanitud, kas ma räägin teile. Ja siis öelda, et okei, tule järgmine volikogu kohale, räägi siis. Ja keskkonnakomisjonis ka. Keskkonnakomisjonis ma vaatasin, et ainus päevakorrapunkt, reede kell 2, mina, 2 tundi kestab. Rääkisin neile 2 tundi, 20 minutit, salvestasin ja saatsin kõigile nendele omavalitsustele ka, mis ma seal rääkisin. Ja ma võtsin selle kõik lahti, kõik need uurimused, kus infraheli on all, kuidas see keskkonnale kahjulik on, kuidas tegelikult lõpuks alati kohalik omavalitsus vastutab. Et sa ei saa volikogu liikmena öelda, et me ei tea, teine ütles, et on targem. Või et me usaldame Terviseametit või nemad usaldavad WHO-d või et see ei ole argument, et kõik teised teevad. Et võib-olla me oleme siis esimesed, kes nagu ei tee, aga me ei oleks ka esimesed. Maailm on juba ära pööranud selle kursilt ja saanud aru, et see ei ole tee tuulenergia. Tee on see, et me saame kokku, me teeme tantsu, laulu, pidutseme, juba tähistame seda uut ühtsust, vabadust, Eestimaad.
metsa, loodust, meie puhtust, sest et millegi eest peab ka seisma, eks. Kui sa mõtled ainult, mille vastu sa seisad, siis sa oledki lihtsalt revolutsionäär, aga noh, lõhkud oskab iga väike, eks. Et see on see koht, kus meil on vaja neid küpseid mehi, isasid ja emasid, kes julgevad, tulevad välja ja räägivad, et päriselt luua meie lastele, lastelastele nagu selline keskkond, kus neil ei ole seda peavalu. Neist tuulikutest laste õppimisvõime, nüüd on teadusuuringud tehtud, väheneb kardinaalselt, inimesed ei saa e-maili enam kirjutada. 40-aastasel on 80-aastase kognitiivsed võimed nagu testid. Et see teeb sulle sellise nagu pohmelli pideva. Ja kui sa kogu Eesti seda täis paned, siis sul ei ole nagu kuskil olla. Ja lastel jääb siis see 2000 tonni betooni sealt kunagi maha võtta, mis võib ka põhjaga olla. Et see on igati halb variant. Ma saatsin neile oma ettekande, seal on 67 slaidi, see on avalik. Ma saatsin lindistused oma keskkonnakomisjoni esinemisest, vallavolikogu esinemisest ja rahvakoosoleku esinemisest, kus ma siis üritasin öelda, et kulge halb mõtle, et vaadake miks ja miks. No, põhjendada. Et see on avalik info, mõtlen 2 tundi keskkonnakomisjonile, nagu kangutsid pead ja mõtlesid, mis me siis nüüd teeme. Et tegelikult ei taha jah. Ja vallavolikogus samamoodi 3 inimest juba ütles, kuule, aga äkki võtaks maha selle planeeringu, et meie teha hääletame siis nagu minema selles. Aga noh, et nii kerge ei ole. Tuleb põhjendada, argumenteerida, millistel alustel, et siis kohtusse ei saada. Tsensuuriga olen ka kohtunud, mind tegelikult väga rääkida lasta ei taheta, sest ma jagan maksu. Kuhu valdasel saatsite? Millisest? Ma saatsin kõigepealt oma valda, siis ma saatsin kõigile ümbruskonna, siis siin ma saatsin Põhja-Pärnumaale. Kes veel tahab, siis saab mulle kiri, ma lähen asja tundma. Ehk siis kohe, kui me tahame edasi saada, siis me peame lähtuma armastusest ning alandlikkusest, teenimisest. Kui sa tahad esimene olla, siis pead teisi teenima, sa ei saa olla mina, vaid saad aru, et teine mina seal on ka natukene sina, on kõik seotud. Ja tee teisele seda, mis sa tahad, et sulle teed. Et jah, mulle sai aeg otsa, ma siis tänan teid igal väga.